härra Mati Sepp seletas, hakkab pihta sellest, et ümbritsevad lageraied, eks ju. Aegjärgse võtate harvendate ära 120 tihu hektarit, see on päris märkimisväärne kogus. See tähendab seda, et tuleb tuul lükkab nüüd ülejäänud. Poole aasta pärast on teil sanitarraie, raieluba on peal, võtate veel vähemaks selle ja siis ongi, eks ju, KAH-ala. Põhimõtteliselt hävib nii metsapinnas, eks ju, miljööväärtused, need asjad. Milles seisne metsapinnas hävimine? Ei saa aru. Raskete masinatega pidev läbisõit. Metsamuld. Metsamuld, Sõidab. metsapinnas. Alusrinne. Ta ei sõida risti-rästi, ta sõidab väga kindlalt. Me oleme näinud neid, kuidas sõidetakse. No, minge vaadake Kiiderva Kuklasarajal, seal küll mingisuguseid pinnase kahjustusi, metsamulla kahjustusi ei ole. Haan ja looduspark, kütiordukant, täitsa songadmaa igal pool, RMK teinud. See on hullu maja, mis seal on. See on nagu sõda üle käinud. Küsime Põlvamaal vähemalt. Kas te kasutate siin teistsugust tehnikat, teistsugust metoodikat kui ülejäänud kohtades? Palun vastake sellele. Tehnoloogia. Kas te kasutate sama? No tehnoloogia on selles mõttes erinev, et aegjärgset raiet me teeme üsna vähe. Et lihtsalt... Mis tähendab üsna vähe, millega te teete seda, ma küsin, kas tulemused maastikul on samasugused jäljed? Kas teil on väiksemad harvesterid selle jaoks? Selle tüki jaoks? Ei ole. Kuidas on siis see tulemus, mis siin tuleb erinev näiteks teistest, näiteks Kütioru metsaraiest, kus tehti aegjärgsed raied? Kahjuks võrdlus ma ei minu. Kas teie nägite neid pilte Kiidervelt? Jaa, nägin. Ma olen käinud seal. Sobib, ei sobi? Väga hirmus. Hirmus on? Ei sobi. Väga hirmus on. Juhin jäle. Esimese järgu saab harvesteriga üliedukalt tehtud. Teine järk, see on nagu rehaga harvester tõmbab seda noort metsa, mis ta sinna tulnud on, tõmbab kokku. Minu kodupiirkonnas on seda turberaiet tehtud ja ma pean ütlema, et edukalt turberaiet teha on vaja ka saemehi, aga kuna minu soovitus oleks, et te võiksite teha ettepaneku, et hange teha teised järgud saemeeste ja harvesteri koos mõjul. Et ei oleks niisugust reha-efekti, et see latt tõmbab kõik selle noorendiku, mis seal on, tõmbab nüüd sisuliselt maa tasava. No Mati, minu arust siin asi ei ole üldse mitte niivõrd metsamajandusvõtetes, kuivõrd ikkagi selles, et miks üldse peab selle metsa majandusmetsana kasutusele võtma, kui on nii suur avalik huvi, kui see on pärandväärtus, kui see on tõesti meile praegu selline jäänuk mets, mis üldse on siia kanti jäänud. Et kas see funktsioon üldse on õige? See põhjus, miks inimesed siia tulevad üldse. Ja ma väga olen selle vastu, et puhkemetsana käsitleda nüüd ainult seda ala, et kuhu alla saab panna telgi või kus on niisugused ehitised, et inimene ei tule ju ainult siia piknikulaua taha istuma, ta tahab oma lapsega kuskil minna mustikat korjata, ta tahab võib-olla lähema 200 meetri raadiuses mõnda seent näha. Ühesõnaga, see ei ole ainult see, et kuhu ma konkreetselt parklast lähen ja korraks maha istun. Meil peab ikkagi natuke seda metsa kui niisugust ka olema. Olen nõus. Tulin täna Viisli tee kaudu Moostes. Poole Viisli tee peal lugesin ära 10 autot. Ja siin olid ka 10 autot, inimesed korjasid seeni. Mooste mets teame, päris intensiivselt majandatud. Männimetsad. Jätkub kõigile. Jätkub majandamiseks, jätkub kasvatamiseks, jätkub siin on küsimus, vabandust, et kui me kuulsime, Mati Sepp tõi välja, et RMK juhtkond on avaldanud seisukohta, et selline miljööväärtusliku ja KAH-alaga, nagu siin on tegemist, et selline ala võiks siis üldse nagu majandamisest välja jääda. Et miks on siis ikkagi peate mõistlik, vabandust, mida Mati Sepp välja tõi, nii resoluutselt kuulanud. Ja aga miks peetakse mõistlikult seda majandada? Huviga metsad on kohad, kus majandamine kaasa arvatud on mõistlik, on võimalik ja see tekitab inimestes kogukonnas kõrgendatud avaliku huvi, eks ju. Aga see ei ole kaitseala, see ei ole reservaat. Külastuskorralduslik KAH-ala on majandamisest väljas, ehk siis see on see, mida meie ise peame hakkama saama siin kohtlike puude ja nendega. Ehk siis need KAH-alad, mis on külastuskorralduse nii-öelda maad, need on majandamisest väljas. No see on see puhvertsoon, see on mingi 50 meetrit või 100 meetrit. Ümber meie taristu, jah. Jah, et see on nagu näpu otsaga rahvale andmine, et see on... Aga tegimegi nii-öelda selle KAH-ala siis suurema, mis on 93 hektarit ja näeme, et
saavad kõik need kasutused mõistlikult koos eksisteerida. Aga kas mõistlik ei oleks teie piirkonnast pigistada silm kinni, oodata kuni RMK-s raiemahud langevad, siis sest need paratamatult peavad lõpuks langema ja jääb see mets, siis kui raiemahud langevad, siis ei ole seda tohutut survet, seda metsa siin ära raiuda. Hetkel ma oletan, et teie huvi siin raiuda on selleks, et saada seda toormelepinguid täitama. Olgem ausad, majandusmetsad, kus inimesi vähem käib, on läbi raiutud, RMK-l kaasa arvatud. Et päris paljud metsnikud on mulle ise ütelnud ka, et see väga keeruline on neid raieid planeerida, sest suurem osa need kaudsed kohad, kus rahvast vähe käib, on juba läbi raiutud. Seda näeb igaüks, kes vähekenegi metsa sisse läheb. Et see raiesurve on nii tohutu olnud. Mati, anname vallavanema korra sõna, siis ma kommenteerin korraks sulle Põlvamaa. Ma tegelikult tahtsin öelda seda, et olles tutvunud varem selle programmiga, mis meil oli ja nähes, et siin on hulgaliselt neid inimesi, kes igapäevaselt siin ei käi, nad ei ole siit kandist, et äkki me ikkagi läheksime metsa konkreetselt ja vaataksime siis ikkagi üle need alad ja puud, millest me siin praegu teoreetiliselt räägime. Ei ole teoreetiline jutt, see on ikkagi kogemusest. Need on, metsas on need kõik olemas, et kas me ei võiks kes ei ole käinud? Ma saan aru, aga kes vähegi tutvus programmiga, siis ma saan aru, et see metsas liikumine oli üks osa sellest. Aga see on väga mõttetu ja väga suur aja raiskamine, meil on vaja hoopis arutada. Kes ei ole käinud? Ja ei oleks sellega ametnikul, ta oleks inimene. Mina elan Akste sipelgakaitseala kõrval. Ja olen näinud seda Akste sipelgakaitseala, kus olid suured pesad, siis tuli probleemika, et inimesi on liiga palju, pandi sipelgala kinni. Kas te nüüd olete käinud seal? Seal ei ole ühtegi raiet tehtud. Mis alaks ta nüüd on kuulutatud? Nüüd on siit kaitsepöö. Seal ei tohi mitte ta on kaitsealaga teistel põhimõtetel, mitte enam sipelgakaitseala. Aga minge käige seal metsas korra. Minge vaadake, mis seisus see mets praegu on ja vaadake, kas te seal sipelgeid leiab. Lennart, kuidas see on seotud tänase päevaga? Ei, kuidas, vaata, me räägime kogu aeg siuke, et ei ole nagu, et me räägime hüpoteetiliselt, me räägime maailmavaateliselt, kuulake natuke, maailmavaateliselt. Me praegu süüdistame mehi, kellele ütleb Eesti riigi valitsus, kuulake korraks, kellele ütleb Eesti riigi valitsus, et aasta lõpuks peate meile andma eelarvesse nii palju raha. Kui te tahate seda muuta, siis te peate olema teise koha peal hääletama. Teise koha peal küsima, miks te nii palju raha välja nõuate. Sest tegelikult nendele on tellimus, mida nemad täidavad. Nemad on ametnikud, kes täidavad seda tellimust. Tänase valitsuse käest te olete küsima, miks viimase 4 aasta jooksul tahetakse nii palju raha välja tõmmata. Ma sekkun poliitikuna ja ütlen, et see jutt, et riik ütleb, kui palju peab RMK raiuma, ei vasta tõele. Seda ma võin poliitikuna kinnitada. Aga ei ole mõtet minna. Ei ole mõtet minna metsa. Aga teeme nii, kes ei taha tulla metsa seda olukorda vaatama, see ei tule. Aga kes soovib, see lähme siis... Lähme ringi ära ikka. Aga Mati Sepale kommentaariks, et Põlvamaal, või kuidas arvutatakse, eks ju, kuidas paigutatakse, kuidas raiutakse. Ühte küpset metsa, väga piltlikult, väga lihtsa skeemiga. Need on need küpsed metsad, männimetsad. Ja Põlvamaal on arvutus, et küpseid männikuid sellise mitmekümneaastase perioodiga nihutatuna on võimalik raiuda 3000 hektarit aastas. 3000 hektarit aastas. Küpse siis jämeduselt või vanuselt? 300 hektarit, vabandust. Vanuselt või jämeduselt? 330 hektarit. Nii. Ja nüüd need on need raiekohad, need on, eks ju, võt siin on küps mets. Kuidas sa soovitad? Minu arusaam sellest on see, et raiuma peaks siin, eks ju. Aga mitte nii, et vaata, siin ärme raiume üldse, kuigi see võimalus ja potentsiaal on, aga vaat, minge sinna kuhugi, ma ei tea, Värskasse, mingi Oravale, eks ju, raiuge seal. Selles mõttes ma tahtsin juhtida tähelepanu sellega, et ma rääkisin Rene Kokaga silmast silma. Metsade vanuline struktuur ju paneb selle paika, kus need raietükid tulevad. Mets küpseb, see ei ole staatiline seis, et nüüd on... 60 aastat üle küpsend juba. Ma räägin oma jutu lõpuni. Rene Kokk allkirjastab keskkonnaministrina iga aasta, kui palju RMK võib lageraiet teha. Järgmine aasta
ta vaatab üle, kas ta ikka lubab nii suures mahus raiuda. Sest tema jaoks oli üllatus, kui ma talle numbrid ette lõin, et mis mahtudes asi käib ja see ei ole jätkusuutlik. Rene ei olnud sellest teadlikud. Ja Rene ütles, et võib-olla järgmine aasta tõesti tuleb hakata vähendama üldsegi mahtusid ja oluliselt vähendama. Kas ta siis on veel minister, seda ma ei tea. Aga ikkagi, need on need võimalused, kus kohas Põlvamaal raiuda ja on selgelt ebamõistlik ainult kuskil ühes nurgas raiuda või teises nurgas raiuda ja kolmas nurk jätta nagu aastakümneteks puutumata. Teeme igal pool mõistlikult, siin on klassikaline Pohla, teeme aegjärgseid raieid. Aga te võiksite ka teha oma kõrgematele ülemustele ettepaneku, et see raiemaht, mis on Põlvamaale ette nähtud, see on üle mõistluse suur, see toob RMK maine alla, see vähendab miljööväärtusi, looduskeskkonda. Teil on need võimalused olemas. Ma olen küsinud asvade metsanike käest, et kas või valgustusraiete probleemidega, et miks te ei kõnele oma nende kõrgemate ülemustega, et olge avameelse, kirjutage ja näidake initsiatiivi üles, et te olete ikkagi selle piirkonna metsamajandaja või selle hooldaja ja te tahate seda jätkusuutlikult teha. Meil on inimene, kes on olnud ka metsakorraldaja, kes on vääriselupaikade inventeerija tunnistusega on. Ja kõik paberid on taskus, täna on meil regiooni juht. See on eraldi teadus, kuidas erinevaid lanke arvutatakse, kuidas sealt valitakse, kuidas männile on valitud siis see aastane arvestuslank, eks ju, millises tempos raiuda ja ma rõhutan ühe kord, see on venitatud õige pikale perioodile, nii et meil on küpseid ja küpsevaid männikuid veel küll ja küll ja küll ja ka selle tegevusega me ei suuda väga olulisel määral neid seda taset alla tõmmata, nii et kas selle 330 hektari seas on ka need 200 pluss aasta vanused rabamännikud või? 6. boniteedi männikuid me ei raiu, kui me peame silmas, need ei ole ka raie arvestuses, eks ju. Nii et aga nad on statistikas ikka